Kujutage ette, et hoiate käes ümbriku, mis on suletud punase vahapitsatiga ja mida pole avatud üle 100 aasta, kuigi selle sisu võiks muuta meie arusaama Eesti riigi sünnist. See dokument asub ühes Tallinna vanalinna korteris, peidetud perekonnaarhiivi sügavustesse ning sellel on märget isiklik, kuid ajaloolased usuvad, et tegemist on Jaan Poska viimase läkitusega, mis kirjutati vaid loetud tunnid enne tema ootamatut surma. Miks on Poska järeltulijad keeldunud seda kirja avaldamast, väites aastakümneid, et see sisaldab vaid perekondlikke banaalsusi, samal ajal kui eraviisilistes vestlustes on vihjatud poliitilistele saladustele, mida noor vabariik poleks toona suutnud taluda? Mis oli see informatsioon, mida suur riigimees soovis jagada ainult oma abikaasa Konstantsega, kuid mida ta ei usaldanud isegi oma lähimatele võitluskaaslastele ega valitsuse liikmetele? Täna avame toimiku, mis on kogunud tolmu ja vaikimist, et küsida, mida Jaan Poska tegelikult teadis oma viimastel elupäevadel. See ei ole lihtsalt lugu ühest kadunud paberilehest, vaid sümbol sellest, kuidas ajalugu on sageli valikuline ja kuidas suurmeeste isiklikud draamad peidetakse riiklike monumentide varju. Jaan Poska surm 7. märtsil 1920 vapustas kogu rahvast, sest vaid kuu aega varem oli ta toonud Eestile Tartu rahu, kuid vähesed teadsid, mis toimus tema kabinetis suletud uste taga neil viimastel nädalatel. Ametlik versioon räägib kurnatusest ja tervislikust rikkest, kuid arhiivides leiduvad lüngad ja kadunud leheküljed päevikutest viitavad sellele, et Poska tundis midagi, mida teised ei osanud aimata. Kas on võimalik, et see kiri sisaldab hoiatusi või tähelepanekuid, mis olid nii tundlikud, et nende avalikustamine oleks võinud ohtu seada äsja saavutatud hapra rahu Venemaaga? Me oleme harjunud nägema Poskat kivist ja pronksist kujuna, väärika ja kõigutamatu riigimehena, kes istub rahuläbirääkimiste laua taga, kuid me unustame sageli inimese selle fassaadi taga. See dokumentaaljutustus viib teid rännakule läbi 1920. aasta külma ja näljase Tallinna, kus iga vari võis peita spiooni ja kus iga otsus võis maksta elu. Me uurime, miks perekond on valinud vaikimise taktika ja kas see vaikus on mõeldud Poska mälestuse kaitsmiseks või millegi muu varjamiseks. Kas teie olete valmis kuulma tõde, mis on olnud peidus terve sajandi? Kujutage ette, et olete üks neist 12 inimesest, kes viibisid Tartu rahulepingu allkirjastamise ajal ruumis ja teadsite täpselt, millise hinnaga see allkiri paberile sai. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas rääkida rahvale tõtt delegatsioonijuhi tegelikust seisundist või säilitada müüt raudsest tervisest ja vankumatust jõust, mida noor riik hädasti vajas. Jaan Poska lähikondsed teadsid, et pärast Tartu maratoni oli mees muutunud, ta oli justkui vari iseendast, kuid ometi jätkas ta tööd ebainimliku tempoga, justkui teades, et talle on antud vähe aega. Mis sundis neid inimesi vaikima ja miks kadusid Poska isikliku arsti märkmed vahetult pärast riigimehe matuseid jäljetult? Jaan Poska tervislik seisund oli riiklik saladus, mida valvati sama kivalt kui diplomaatilisi koode, sest vaenlased nii idas kui läänes otsisid iga märki Eesti nõrkusest. On teada, et Tartu läbirääkimiste ajal, mis kestsid kuid pingelises ja sageli vaenulikus õhkkonnas, elas Poska pideva stressi all, mis oleks murdnud ka poole noorema mehe. Ta magas vaevalt paar tundi ööpäevas, suitsetas lakkamatult ja pidas läbirääkimisi bolševikega, kes kasutasid iga psühholoogilist trikki, et Eesti delegatsiooni murda. Kuid Poska pidas vastu, tema nägu jäi kiviseks ja keegi ei näinud, kuidas ta hotellitoas öösiti rinnust kinni hoidis ja raskelt hingas. Kui ta naasis Tallinna, ootas teda kangelase vastuvõtt, rongijaamas olid tuhanded inimesed, lilled ja orkestrid, kuid vähesed märkasid tema silmades olevat sügavat väsimust. Ta ei olnud lihtsalt väsinud tööst, vaid ta kandis koormat, mida ta ei saanud kellegagi jagada, isegi mitte oma kolleegidega valitsuses. See oli teadmine, et rahu on küll allkirjastatud, kuid selle püsimine ripub juuksekarva otsas ja et tema enda jõud on täielikult ammendatud. Kas ta aimas, et tema keha on jõudnud viimase piirini ja kas see teadmine sundiski teda kirjutama seda salapärast kirja, mida me täna otsime? Me peame mõistma, et 1920 ei olnud tänapäevane maailm, kus iga terviseprobleem on diagnoositav ja ravitav, vaid aeg, mil arstiteadus oli piiratud ja stressi mõju südamele alahinnati. Poska oli mees, kes ei kurtnud kunagi, ta oli vana kooli härrasmees, kes pidas oma kohuseks teenida riiki viimse hingetõmbeni. Kuid tema abikaasa Konstantse nägi seda, mida teised ei näinud, ta nägi, kuidas tema abikaasa käed värisesid, kui ta hommikuti kohvitassi tõstis. Ta nägi, kuidas mees jäi keset lauset vait ja vaatas kaugusesse, justkui näeks seal midagi, mis teistele oli nähtamatu.
See kiri, millest me räägime, ei pruugi olla lihtsalt huvastijätt, vaid see võib olla omamoodi testament, milles Poska annab juhiseid, kuidas edasi minna, kui teda enam ei ole. Võib-olla sisaldab see nimesid, keda usaldada ja keda mitte, sest poliitiline intriig Tallinnas oli toona sama tihe kui Londonis või Pariisis. Kas on võimalik, et Poska tundis muret mitte ainult oma tervise, vaid ka oma perekonna turvalisuse pärast olukorras, kus riik oli alles lapsekingades ja vaenlased ei maganud? Mida teeksite teie, kui teaksite, et teie aeg on otsakorral, kuid teil on veel nii palju öelda? Eesti Vabariigi algusaastate arhiivides eksisteerisid toimikud koodnimetusega 05, mis sisaldasid kõige tundlikumat informatsiooni välisdelegatsioonide ja nende juhtide kohta. Need toimikud olid nii salajased, et neile oli ligipääs vaid 3 inimesel riigis ja need sisaldasid detailseid aruandeid läbirääkimiste telgitagustest, sealhulgas isiklikke psühholoogilisi profiile. On teada, et Jaan Poska kohta käiv osa sellest arhiivist on kummalisel kombel puudulik, justkui oleks keegi hoolikalt eemaldanud teatud leheküljed, mis käsitlesid perioodi veebruarist märtsini 1920. Miks need dokumendid hävitati või peideti ja kas nende kadumine on seotud selle sama saladusega, mida perekond varjab oma erakogus? Arhiivide uurimine on nagu detektiivitöö, kus puuduvad asitõendid räägivad sageli rohkem kui need, mis on alles jäetud. Me teame, et Poska pidas Tartu läbirääkimiste ajal väga põhjalikku päevikut, kuhu ta märkis üles mitte ainult ametlikud kohtumised, vaid ka oma isiklikud tähelepanekud vastaspoole ja omaenda meeskonna kohta. Kuid see päevik, mis on osaliselt avaldatud, sisaldab lünki just kõige kriitilisematel hetkedel, päevadel, mil pinge oli haripunktis. Kas need leheküljed rebiti välja tema enda poolt, et kaitsta kedagi, või tegi seda keegi teine pärast tema surma, et varjata ajaloolist tõde? Ajaloolased on aastaid spekuleerinud, et Poska valduses oli informatsiooni, mis oleks võinud kompromiteerida teatud mõjukaid isikuid nii Eestis kui ka välismaal. Rahuleping ei olnud ainult piiride ja kulla küsimus, vaid seal liikusid ka tohutud varjatud huvid ja Poska oli selle kõige keskpunktis. Kui ta oleks oma märkmetes paljastanud teatud kokkuleppeid või lubadusi, mida avalikkus ei teadnud, oleks see võinud tekitada poliitilise maavärina. Seetõttu on täiesti võimalik, et puhastus tema paberites viidi läbi riikliku julgeoleku huvides, jättes alles vaid selle, mis sobis ametliku narratiiviga. Kuid perekonna käes olev kiri on midagi muud, see ei ole riiklik dokument, vaid midagi intiimset ja just see teeb selle nii ohtlikuks ja huvitavaks. Riiklikud arhiivid võivad olla tsenseeritud, kuid isiklik kirjavahetus abikaasade vahel on sageli kõige ausam ajalooallikas, sest seal ei ole vaja teeselda ega valida sõnu diplomaatilise protokolli järgi. Kui Poska kirjutas Konstantsele oma hirmudest või kahtlustest, siis on see tõde, mida me pole kunagi kuulnud. Kas meil on õigus nõuda selle kirja avalikustamist ajaloolise tõe nimel või peaksime austama perekonna soovi hoida oma esivanema viimased sõnad enda teada? Mõelge hetkeks sellele, mida tähendab hävitada ajalugu, see ei ole alati tulekahju või purustaja, vaid sageli on see vaikne otsus jätta midagi sahtlisse, lukustada uks ja visata võti minema. Poska arhiivipärand on laiali pillutatud, osa sellest on riiklikes hoidlates, osa erakätes ja osa on ilmselt igaveseks kadunud. Kuid see üksik ümbrik, millest me alustasime, on nagu pusletükk, mis võiks ühendada kõik need lahtised otsad ja anda meile tervikpildi mehest, kes andis Eestile rahu. Mis on see saladus, mis on väärt 100-aastast vaikimist? Kuni viimase hetkeni uskusin ma, et ta on lihtsalt väsinud, mitte lahkumas, ütleb üks Poska kunagine majapidajanna oma mälestustes, mis pandi kirja aastakümneid hiljem ja mida on seni vähe tsiteeritud. Mida nägi see lihtne naine, kes tõi Poskale teed ja kohendas tema patju, ja miks tema kirjeldused Poska viimastest päevadest erinevad nii drastiliselt ametlikest teadaannetest? Täna toome teieni tunnistused inimestelt, kes olid Poska kõrval tema elu lõpusirgel, kuid kelle häält pole ajalooõpikutes kuulda võetud. Nende mälestused maalivad pildi mehest, kes teadis, et tema aeg on ümber ja kes kiirustas, et lõpetada oma elutöö enne, kui kell kukub. Jaan Poska kodu Tallinnas, Liiva tänaval, oli koht, kus poliitika ja pereelu põimusid lahutamatult, sest Poska ei olnud mees, kes oleks suutnud tööd ukse taha jätta. Tema abikaasa Konstantse ei olnud lihtsalt koduperenaine, vaid tema usaldusalune, naine, kellega ta arutas läbi oma kõige keerulisemad dilemmad. On teada, et Poska luges talle ette lõike rahulepingu mustanditest ja küsis tema arvamust inimeste kohta, kellega ta pidi läbi rääkima.
See tähendab, et Constance teadis riigisaladusi, mida teadsid vaid vähesed ministrid ja see teeb temale adresseeritud viimasest kirjast potentsiaalse ajaloolise pommi. Tunnistajad räägivad, et viimastel päevadel oli Poska erakordselt endasse tõmbunud, ta istus tunde oma kabinetis, kirjutades ja sorteerides pabereid ning palus end mitte segada. Kas ta tegi suurpuhastust oma arhiivis, hävitades seda, mis ei tohtinud võõraste silmade alla sattuda ja jättes alles vaid selle ühe kirja? Majapidajanna meenutab, et Poska palus tal tuua spetsiaalset kirjapaberit ja vaha, mida ta tavaliselt kasutas vaid kõige tähtsamate dokumentide jaoks. See detail on oluline, sest see näitab, et kiri ei olnud hetkeemotsioon, vaid kaalutletud tegu, millele ta omistas suurt tähtsust. Me peame küsima, miks Constance, kes elas oma abikaasast veel aastaid kauem, ei avanud seda teemat kunagi avalikult ega andnud kirja üle arhiivile. Kas ta täitis oma mehe viimast soovi hoida see saladus pereringis või oli kirja sisu midagi sellist, mis oleks võinud heita varju Poska pärandile? Võib-olla oli seal kirjas midagi tema tervisest, mida peeti toona nõrkuse märgiks, või midagi tema poliitilistest rivaalidest, mis oleks tekitanud skandaali. Vaikimine on sageli kõige kõnekam vastus ja Constance vaikimine oli kõrvulukustav. Kujutage ette seda stseeni, on märtsikuu õhtu, väljas on pime ja külm, Poska istub oma laua taga, valgus langeb paberile ja ta kirjutab sõnu, mida loetakse võib-olla alles 100 aasta pärast. Ta teab, et tema süda on nõrk, ta teab, et ta on andnud endast kõik ja nüüd on jäänud vaid see viimane side oma kõige kallima inimesega. Mida te kirjutaksite oma elukaaslasele, kui teaksite, et need on teie viimased sõnad ja teaksite samal ajal, et teie iga lauset hakatakse tulevikus analüüsima? Poska turvameeskond hoidis spetsiaalseid toimikuid koodiga kaitsea, mis olid nii salajased, et neist teadsid vaid üksikud ohvitserid ja mille sisu puudutas riigijuhtide isiklikku julgeolekut ja evakuatsiooniplaane. Nendes toimikutes leidusid detailid Poska liikumiste, tema kohtumiste ja isegi tema toiduvaliku kohta, et vältida igasugust ohtu tema elule. Miks on just Poska surmaeelset perioodi kajastavad lehed sellest toimikust kadunud ja miks on säilinud vaid fragmentaarsed märkmed, mis ei anna terviklikku pilti? Kas keegi puhastas neid andmeid, et varjata fakti, et turvameetmetes oli lünki või et Poska tundis end ohustatuna? Me teame, et Tartu rahu ei meeldinud paljudele, ei vene-valgetele, ei punastele äärmuslastele ega ka teatud lääneriikide ringkondadele, kes nägid Eestis vaid ajutist nähtust. Poska oli selle rahu arhitekt ja seega sihtmärk number 1, isegi kui otsest rünnakut ei toimunud, oli psühholoogiline surve tohutu. Turvatoimikute puudumine või nende hävitamine viitab sellele, et seal oli midagi, mida ei tahetud järeltulevatele põlvedele näidata. Võib-olla oli seal kirjas info ähvarduste kohta, mida Poska sai, kuid millest ta avalikult ei rääkinud, et mitte tekitada paanikat. See viib meid tagasi selle salapärase kirja juurde, kas on võimalik, et Poska mainis seal neid ohte. Kui riiklikud struktuurid ei suutnud või ei tahtnud kõike dokumenteerida, siis võis Poska tunda vajadust jätta maha oma versioon sündmustest. See teeb sellest kirjast mitte ainult perekondliku reliikvia, vaid potentsiaalse asitõendi uurimises, mis pole kunagi ametlikult alanud. Me räägime siin ajaloost, mis on kirjutatud võitjate poolt, kuid mis võib sisaldada musti auke, kuhu on kadunud ebamugavad tõed. On dokumenteeritud, et Poska tervis halvenes järsult just pärast Tartu rahu allkirjastamist, kuid ametlikud teadaanded olid napid ja rahustavad. Kas see oli teadlik desinformatsioon, et hoida rahvast ja välispartnereid teadmatuses, sest riigi stabiilsus sõltus suuresti Poska autoriteedist? Kui turvatoimikud sisaldasid infot tema tegeliku seisundi kohta, siis nende hävitamine oli loogiline samm, et säilitada müüt tugevast liidrist. Kuid tõde on visa ja see otsib teed päevavalgele, kas või läbi üheainsa kolletunud paberilehe. Miks on nii, et isegi täna, 100 aastat hiljem, on teatud uksed meie ajaloo uurijatele suletud? Kas me kardame, et meie kangelased osutuvad inimesteks, kellel olid hirmud ja nõrkused, või on seal peidus midagi veelgi sügavamat? See küsimus jääb õhku rippuma, kuni me ei saa vastust sellele, mis on kirjas Poska viimases läkituses. Kujutage ette, et olete arst, keda kutsutakse keset ööd riigi ühe tähtsaima mehe voodi äärde, kuid teile antakse range käsk mitte teha ühtegi ametlikku sissekannet haiguslukku. Jaan Poska ihuarstide märkmed on kummaliselt lünklikud, sisaldades vaid üldsõnalisi kirjeldusi, samas kui apteekide tellimuslehed näitavad, et Poska tarvitas ravimeid, mis viitavad palju tõsisematele probleemidele kui lihtne väsimus.
Selles peatükis uurime meditsiinilisi tõendeid, mis on säilinud arhiivide sügavustes ja küsime, kas Poska varjas oma rahva eest surmavat haigust, et mitte õõnestada usku noore vabariigi tulevikku. On teada, et Poska süda oli nõrk, kuid selle ulatust teadsid vaid tema ja tema arst ning see teadmine oli riiklik saladus. Kui oleks avalikuks tulnud, et mees, kes peab läbirääkimisi Eesti saatuse üle, on ise surivoodil, oleks see andnud vastastele trumbi kätte. Seetõttu mängis Poska oma osa lõpuni, naeratades kaameratele ja surudes kätt, samal ajal kui iga samm tegi talle valu. See oli eneseohverdus selle sõna kõige otsesemas tähenduses, kuid see tähendas ka seda, et ta elas pidevas vales oma tervise kohta. Apteegiarved, mis on leitud juhuslikult teiste paberite vahelt, räägivad teist keelt kui ametlikud biograafiad. Need näitavad, et Poska vajas tugevatoimelisi preparaate, et üldse püsti püsida ja et tema seisund oli kriitiline juba kuid enne tema surma. Miks ta ei astunud tagasi? Miks ta ei valinud puhkust? Vastus peitub ilmselt tema kohusetundes, kuid ka selles, et ta ei usaldanud kedagi teist seda tööd lõpule viima. Ta teadis, et ta on asendamatu ja see teadmine oli talle nii needus kui ka õnnistus. See meditsiiniline mõistatus on otseselt seotud meie peateemaga, kirjaga abikaasale. Kui Poska teadis, et tema diagnoos on fataalne, siis muutub kirja sisu veelgi kaalukamaks. See ei ole enam oletus, vaid fakt, et ta kirjutas selle teadmisega, et lõpp on lähedal. Kas ta palus andestust, et ta ohverdas oma tervise ja perekonna ajariigi nimel? Või andis ta juhiseid, kuidas Konstantse peaks hakkama saama, kui teda enam ei ole? See muudab kirja ajalooliseks dokumendiks, mis räägib riigimehe hinnast. Me vaatame neid vanu retsepte ja arstide märkmeid ning näeme seal taga inimlikku tragöödiat. Poska ei olnud terasest, ta oli lihast ja luust ja ta maksis Eesti iseseisvuse eest oma eluga. Kas me oleme valmis tunnistama, et meie vabadus on ehitatud sellisele ohvrile ja kas see teadmine muudab meie suhtumist temasse? Mõelge inimesele, keda usaldate kõige rohkem maailmas ja kujutage ette, et peate tema eest varjama oma suurimat saladust, et teda säästa. Jaan Poska ja tema abikaasa suhe oli erakordselt lähedane, kuid on alust arvata, et Poska ei rääkinud talle kõike oma poliitilistest riskidest, et mitte naist murest murda. Kuid see viimane kiri oli hetk, kus maskid langesid. Selles peatükis sukeldume Poska perekonnaellu ja uurime, milline oli see dünaamika, mis sundis perekonda hiljem sulguma ja tõrjuma kõiki katseid uurida nende eraelu. Poska lapsed on meenutanud isa kui sooja ja hoolivat inimest, kes leidis alati aega pere jaoks, hoolimata oma tohutust töökoormusest. Kuid nad on ka vihjanud, et isa silmis oli viimastel kuudel mingi seletamatu kurbus, mida nad lapsena ei mõistnud. See kurbus võis tuleneda teadmisest, et ta ei näe oma lapsi suureks kasvamas ja see teeb tema pärandist midagi väga isiklikku. Kiri, mis on adresseeritud emale, on kaudselt ka sõnum lastele, pärand, mida nad on hoidnud kiivalt. Miks on järeltulijad keeldunud intervjuudest ja miks nad muutuvad tõrjuvaks, kui jutt läheb sellele konkreetsele dokumendile? See ei ole tavaline privaatsuse kaitse, vaid pigem mingi vande täitmine. Võib-olla palus Poska ise kirjas, et selle sisu ei tohi kunagi avalikuks saada. Kui see on nii, siis seisame me eetilise dilemma ees, kas ajalooline huvi kaalub üles surnud mehe viimase soovi? See on küsimus, millele ei ole lihtsat vastust. Me teame, et Konstantse luges seda kirja ikka ja jälle, hoides seda oma öökapil. See oli tema side mehega, kes oli talle kõik. Kui me tahame mõista Poskat, peame mõistma ka Konstantset ja seda koormat, mida tema kandis lesena. Ta oli see, kes pidi hoidma perekonda koos ja kaitsma mehe mälestust. Kas see kiri oli tema jõuallikas või hoopis saladus, mis teda painas? See lugu ei ole veel lõppenud, sest iga suletud uks tekitab vaid suuremat huvi selle vastu, mis on selle taga. Me oleme jõudnud punkti, kus peame küsima, kas on asju, mida me ei peagi teadma. Või on tõde midagi sellist, mis vabastaks meid mineviku varjudest? Järgmistes peatükkides me läheme veelgi sügavamale, uurides neid väheseid vihjeid, mis on siiski avalikkuse ette jõudnud. Kas olete valmis edasi minema? 1920. aasta märtsis, kohe pärast riiklikke matuseid, sisenesid Poska kabinetti mehed, kellel polnud nimesilte ega ametlikke volitusi, kuid kellele keegi ei julgenud kätt ette panna. Nad ei otsinud raha ega väärisesemeid, vaid kindlat tüüpi dokumente, mis kandsid märget ainult silmadele.
Need mehed lahkusid 3 suure kastiga, mille sisu kohta puudub tänaseni igasugune register ja need paberid haihtusid jäljetult, nagu poleks neid kunagi eksisteerinudki. Mida sisaldasid need toimikud, et uus vabariik pidas vajalikuks need koheselt konfiskeerida ja ilmselt hävitada? Kas nende kastide sisu ongi see puuduv lüli, mis seletaks Poska viimase kirja saladust? Me peame mõistma, et arhiivindus ei ole alati mineviku säilitamine, vaid mõnikord on see mineviku hoolikas redigeerimine võimulolijate huvides. Ajaloolased on märganud, et Välisministeeriumi varajastes protokollides on periood veebruarist märtsini 1920 kummaliselt lünklik. Just neil nädalatel, mil Poska tervis järsult halvenes, on ametlikud sissekanded napid ja üldsõnalised, justkui oleks keegi tahtlikult kustutanud jäljed tema tegelikest tegevustest ja kohtumistest. See arhiiviauk ei saa olla juhuslik, sest Poska oli pedantne bürokraat, kes dokumenteeris kõike. Kõige intrigeerivam on kadunud kaust, millele on viidatud vaid kaudsetes mälestustes ja mida tunti nime all toimikiks. Väidetavalt sisaldas see Poska isiklikku kirjavahetust Nõukogude Venemaa esindajatega, mis toimus väljaspool ametlikke kanaleid ja mida ei näinud isegi teised delegatsiooni liikmed. Kui Poska pidas eraviisilisi läbirääkimisi, et kindlustada rahu püsimist, siis võis see info olla poliitiliselt plahvatusohtlik. Selle toimiku kadumine viitab sellele, et riiklik julgeolek kaalus üles ajaloolise tõe. On teada, et Poska ei usaldanud täielikult isegi oma parteikaaslasi, sest ta teadis, et poliitikas on lojaalsus sageli vaid hetkeline nähtus. Seetõttu hoidis ta kõige tundlikumaid pabereid oma koduses seifis, mitte ministeeriumi ruumides. Kui need tundmatud mehed viisid minema tema koduse arhiivi, siis võtsid nad kaasa tema elutöö varjatud poole. Meile on jäänud vaid ametlik fassaad, kuid hoone sisu on tühjaks tassitud. Mis aga kõige tähtsam, kas Konstantse suutis midagi sellest puhastusest päästa? On alust arvata, et see üksik, punase pitsatiga suletud kiri, millest me räägime, ei olnud mõeldud nende meeste silmadele ja Konstantse peitis selle enne läbiotsimist. See teeb sellest kirjast ainsa säilinud dokumendi, mis pääses riiklikust tsensuurist. Mida teeksite teie, kui teaksite, et teie käes on ainus tõde, mida riik on püüdnud 100 aastat kustutada? Mõelge inimesele, kes teab teie kõige sügavamaid saladusi ja vannub vaikimist isegi siis, kui ajalugu nõuab vastuseid ja avalikkus survestab rääkima. Konstantse Poska ei olnud lihtsalt leinav lesk, vaid ta oli oma abikaasa mälestuse ja saladuste ainus hoidja, kes elas veel aastakümneid pärast mehe surma. Ta nägi, kuidas tema abikaasast tehti monument, kuid ta keeldus järjekindlalt avamast ust tema inimlikule poolele, tõrjudes kõiki biograafe ja ajakirjanikke. Mis oli see hirm või lubadus, mis sundis teda viima need saladused endaga hauda ja pärandama vaikimise kohustuse oma lastele? Perekonna siseelu oli 1920. aastatel püha ja puutumatu, eriti sellise kaliibriga riigimehe puhul. Kuid naabrid ja teenijad on hiljem meenutanud, et pärast Poska surma muutus Konstantse käitumine, ta muutus valvsaks ja umbusklikuks, justkui ootaks ta mingit rünnakut või paljastust. Ta põletas kaminas hulgaliselt pabereid, tehes seda öösiti, kui lapsed magasid, ja see tegevus kestis mitu nädalat. Kas ta hävitas tõendeid, mis oleksid võinud määrida Poska nime, või kaitses ta kedagi teist? See viimane kiri, mida ta ei põletanud, pidi olema talle erakordselt kallis või erakordselt tähtis, et ta riskis selle säilitamisega. Võib-olla oli see Poska pihtimus, milles ta selgitas oma valikuid ja ohvreid, mida ta pidi tooma Eesti iseseisvuse nimel. Või oli see hoiatus, et teatud inimesed tema lähikonnas ei ole need, kellena nad paistavad, ja Konstantse pidi seda teadmist kasutama oma pere kaitseks. Me ei tohi unustada, et lesk pidi üksi kasvatama suure pere ja majanduslik olukord ei olnud kiita. On spekuleeritud, et kiri sisaldas juhiseid varjatud rahaliste vahendite või investeeringute kohta, mida Poska oli teinud mustadeks päevadeks. Kuid Poska oli tuntud oma aususe poolest, mistõttu tundub tõenäolisem, et varandus, mida kiri peitis, oli informatsiooniline. Teadmine on võim ja Konstantse teadis midagi, mis hoidis teatud poliitikud temast aupaklikus kauguses. Kas see kiri oli tema elukindlustuspoliis, mis tagas perekonnale puutumatuse keerulistel aegadel? Me vaatame vanu fotosid Konstantse Poskast ja näeme väärikat daami, kelle huuled on kindlalt suletud. Tema silmades on midagi, mis ütleb, et ta on näinud ajaloo telgitaguseid ja otsustanud, et maailm ei ole veel valmis tõeks. Kas meil on õigus murda seda vaikust, mida ta nii hoolikalt hoidis, või on mõned saladused mõeldudki jääma perekonna arhiivi?
Kujutage ette, et olete üks neist 5 mehest, kes istusid Toompea hämaras toas ja otsustasid, milline osa Poska pärandist tohib avalikkuse ette jõuda ja milline peab igaveseks kaduma. See salajane komitee moodustati vaid tunde pärast Poska surma ja nende eesmärk oli kontrollida kahjusid, mida riigimehe ootamatu lahkumine võiks noorele vabariigile tekitada. Nad teadsid, et Poska oli ainus, kes suutis hoida tasakaalu erinevate poliitiliste jõudude vahel ja tema surm tekitas ohtliku vaakumi. Mida nad kartsid kõige rohkem, kas välisvaenlase rünnakut või sisemist riigipööret? Tallinn oli sel ajal spioonide paradiis, kus tegutsesid nii lääneriikide luureteenistused kui ka bolševike agendid ja Poska oli nende kõigi huviorbiidis. On teada, et Poska sai regulaarselt anonüümseid ähvarduskirju, milles nõuti tema tagasiastumist või poliitika muutmist. Kas on võimalik, et viimane kiri abikaasale sisaldas konkreetseid nimesid inimestest, keda Poska kahtlustas reetmises või topeltmängus? Kui see on nii, siis on see dokument plahvatusohtlik süüdistusakt, mis võiks ümber kirjutada meie ajalooõpikud. Komitee liikmed teadsid, et kui rahvas saaks teada, kui habras on tegelikult riigi olukord ja kui suured on sisemised vastuolud, võiks see viia paanikani. Seetõttu loodi müüt Poskast kui kangelasest, kes suri tööpostil ja kõik ebamugavad faktid pühiti vaiba alla. Kuid Poska oli liiga tark mees, et jätta kõik juhuse hooleks, ta pidi jätma maha mingit kindlustuse. See kiri võis olla tema viis tagada, et tõde ei sureks koos temaga, vaid säiliks vähemalt ühes eksemplaris. Me peame küsima, miks Poska ei usaldanud seda infot oma kolleegidele, vaid valis adressaadiks oma naise. See näitab, et ta ei usaldanud poliitilist süsteemi, mida ta ise aitas ehitada ja pidas perekonda ainsaks turvaliseks sadamaks. See on kibe tõdemus riigimehelt, kes andis oma elu riigi eest. Kas see tähendab, et Eesti Vabariigi alusmüürides on pragusid, mida me pole tahtnud 100 aastat märgata? Poliitiline intriig ei lõppenud Poska surmaga, vaid see kiri on nagu viitsütikuga pomm, mis tiksub edasi. Kui see kiri peaks kunagi avalikuks tulema, võib see paljastada kokkuleppeid, mis sõlmiti suletud uste taga ja millest meil pole aimugi. Kas teie olete valmis teada saama, et ajalugu, mida teile koolis õpetati, on vaid pooltõde? Esimest korda viimase 50 aasta jooksul on liikvele läinud kuuldused, et see kurikuulus ümbrik ei olegi enam perekonna valduses, vaid liigub mustal turul kollektsionääride käest kätte. Need jutud räägivad, et 90ndate alguse segastel aegadel, kui arhiivid olid lahti ja järelevalve nõrk, tehti tehing, millest avalikkus ei tea midagi. Kas on võimalik, et keegi perekonnast või teenijaskonnast müüs selle reliikvia suure raha eest välismaisele kollektsionäärile? See muudaks kogu loo veelgi traagilisemaks, rahvuskangelase viimane sõnum on muutunud kaubaks oksjonil. Kirjelduse järgi on tegemist koletunud paberiga, millel on Poska selge ja äratuntav käekiri, kuid tint on kohati laiali valgunud, justkui oleks kirjutaja käsi värisenud või paberile oleks langenud pisaraid. See detail lisab dokumendile emotsionaalset kaalu, mida ükski trükitud tekst ei suuda edasi anda. See ei ole ametlik memorandum, vaid inimese viimane pingutus suhelda maailmaga, mida ta on maha jätmas. Kui see kiri on tõesti olemas ja kellegi erakogus, siis on selle omanikul käes tükk Eesti hinge. Miks pole see salapärane omanik sellega avalikkuse ette tulnud? Vastus on lihtne, selle dokumendi väärtus seisneb just selle saladuses ja ligipääsmatuses. Niipea kui sisu avaldatakse, kaob selle müstiline aura ja rahaline väärtus võib langeda. Või on põhjuseks hirm, et kirja sisu on nii vastuoluline, et selle avaldamine tooks kaasa kohtuasju ja skandaale isegi täna. Me elame maailmas, kus informatsioon on kalleim vara ja see kiri on informatsiooni tippklass. Ajaloolased on püüdnud jälitada seda kummituslikku dokumenti, kuid iga kord, kui nad on jõudnud lähedale, on uks nina ees kinni löödud. See tekitab tunde, et keegi valvab seda saladust endiselt väga hoolikalt. Kas see on perekond, riik või keegi kolmas? See jaht kadunud kirjale on nagu detektiivromaan, kuid panused on reaalsed. Me seisame silmitsi faktiga, et me ei pruugi kunagi teada saada, mis seal kirjas täpselt seisab. Kuid ainuüksi teadmine, et selline dokument eksisteerib, sunnib meid vaatama Poska kuju teise pilguga. Ta ei ole enam vaid pronkskuju pargis, vaid mees, kellel oli saladus. Mida teeksite teie, kui see ümbrik satuks teie kätte, kas avaksite selle või jätaksite ajaloo rahule,
riiklikus arhiivis eksisteerisid nimekirjad dokumentidest, mis kuulusid hävitamisele kohe pärast nende lugemist, kandes märget pärast lugemist põletada, ja neid nimekirju oli vaid 2 eksemplari terves riigis. Need paberid sisaldasid detailset infot selle kohta, kuhu liikusid Tartu rahulepingu järgsed rahavood ja kes olid need vahendajad, kes teenisid rahu pealt varandusi, samal ajal kui rahvas nälgis. Miks on just need finantsaruanded, mis käsitlesid 1920. aasta kevadet, kadunud jäljetult nii Välisministeeriumi kui ka Riigikontrolli arhiividest? Kas Jaan Poska viimane kiri sisaldas võtit nende kadunud miljonite leidmiseks või paljastas ta seal korruptsiooniskeemi, mis ulatus riigi kõige kõrgemasse tippu? Me peame sukelduma sügavamale sellesse, mida me nimetame arhiivide puhastamiseks, sest see ei olnud juhuslik segadus, vaid süstemaatiline tegevus. Ajaloolased on leidnud viiteid sellele, et Poska isiklikus seifis hoiti kausta, mis sisaldas koodnimetusi ja pangakontode numbreid välispankades. Need olid fondid, mis olid mõeldud Eesti riigi ülesehitamiseks, kuid mille kasutamise üle puudus avalik kontroll. Kui Poska tundis, et tema tervis veab alt, võis ta tunda kohustust anda need koodid edasi ainsale inimesele, keda ta usaldas, oma naisele. See muudab kirja sisu drastiliselt, see ei ole enam sentimentaalne hüvastijätt, vaid riikliku tähtsusega finantsdokument. Kui Konstantse Poska oleks selle kirja avalikustanud, oleks see võinud kaasa tuua kriminaaluurimisi ja poliitilisi tagasiastumisi, mis oleksid noore vabariigi alustalasid raputanud. Kas perekond vaikis sellepärast, et nad kartsid kättemaksu nendelt, kelle nimed olid seal paberil kirjas? Või kasutasid nad seda teadmist vaikiva kokkuleppena, et tagada oma perekonnale puutumatus ja majanduslik turvatunne järgnevateks aastakümneteks? On märkimisväärne, et Poska perekond ei elanud pärast perepea surma puuduses, kuigi ajad olid äärmiselt keerulised ja paljud endised riigimehed surid vaesuses. Kas see kiri oli omamoodi elukindlustuspoliis, mis tagas, et teatud ringkonnad hoolitsesid perekonna eest vastutasuks vaikimise eest? See teooria heidab varju meie idealiseeritud pildile ajaloost, kuid me peame olema valmis küsima ebamugavaid küsimusi. Kas Poska pärand on tegelikult kinni makstud vaikimine? Kujutage ette, et olete üks neist 12 inimesest, kes teadsid täpselt, millised olid Poska tegelikud suhted teiste valitsusliikmetega ja teadsite, et avalik ühtsus oli vaid fassaad. Jaan Poska ei olnud naiivne, ta teadis, et tema selja taga ihuti nuge ja et tema populaarsus rahva seas tegi temast ohtliku konkurendi teistele ambitsioonikatele liidritele. Kas on võimalik, et tema viimane kiri sisaldas hoiatust konkreetse isiku eest, keda me täna tunneme rahvuskangelasena, kuid kes Poska silmis oli reetur? Poliitiline maastik 1920 oli täis intriige, kus liidud muutusid üleöö ja kus eilne sõber võis olla tänane vaenlane. Poska oli diplomaat, kes suutis rääkida kõigiga, kuid oma viimastel päevadel oli ta eraldunud, veetes aega vaid oma kõige lähedasemate ringis. See isolatsioon viitab sellele, et ta tundis ohtu mitte väljastpoolt, vaid seestpoolt omaenda kolleegide seast. Kui kiri sisaldab poliitilist testamenti, milles ta annab hinnangu oma kaasaegsetele, siis on see ajalooline pomm. Miks on ajalooõpikud vaikinud Poska ja teiste tipp-poliitikute vahelistest pingetest vahetult pärast Tartu rahu? Meile on maalitud pilt harmoonilisest koostööst, kuid erakirjavahetused ja mälestused viitavad tulistele vaidlustele ja süüdistustele. Kui Poska kirjutas oma naisele, et ta ei usalda teatud ministrit või kindralit, siis see muudab meie arusaama tolleaegsest võimuvõitlusest. Kas Konstantse hoidis seda kirja alles kui tõendit, juhuks kui ajalugu peaks hakkama tema meest mustama? See dokument võib sisaldada nimesid, mida me näeme täna tänavasiltidel ja mälestusmärkidel, kuid kontekstis, mis on kõike muud kui kangelaslik. Poska oli tuntud oma aususe ja otsekohesuse poolest, ta ei oleks oma viimases kirjas valetanud. Kui ta tundis, et teda on reedetud või et riiki juhitakse vales suunas, siis ta pani selle kirja. Kas me oleme valmis nägema oma ajaloolisi iidoleid läbi Poska kriitilise pilgu? Kujutage ette olukorda, kus riigi kõige valvatum mees kaob oma turvameeskonna vaateväljast vaid loetud tundideks ja keegi ei tea, kus ta käis või kellega kohtus. Turvaülema päevikust on leitud sissekanne kuupäevaga 5. märts 1920, kus on kirjas vaid üks sõna, kadunud, ja sellele järgneb pikk, närviline kriips. Kus käis Poska 2 päeva enne oma surma ja kas see salapärane kohtumine oli ajendiks, miks ta kiirustades kirjutas oma viimase kirja? On teooriaid, et Poska kohtus salaja kellegagi, kes tõi talle informatsiooni, mis vapustas teda hingepõhjani.
See võis olla info Nõukogude Venemaa plaanide kohta murda rahulepingut või info lääneriikide salakokkulepetest, mis jätsid Eesti saatuse hooleks. Kui ta naasis sellest kohtumisest, oli ta tunnistajate sõnul kahvatu kui surmni ja sulgus koheselt oma kabinetti. Mida ta teada sai? See viimane kiri võib olla selle salajase kohtumise protokoll. Kui Poska teadis, et tal ei ole aega ega võimalust seda infot ametlike kanalite kaudu edastada, sest ta ei usaldanud süsteemi turvalisust, siis oli kiri abikaasale ainus viis see teadmine talletada. See teeb Konstantsest mitte ainult lese, vaid riigisaladuse hoidja. Kas ta teadis, et tema mees hoidis ära katastroofi või et katastroof on alles tulekul? Me peame arvestama võimalusega, et Poska surm ei olnudki vaid tervislik rike, vaid see oli otseselt seotud selle informatsiooniga, mida ta valdas. Stress ja šokk võivad tappa sama kindlalt kui kuul, eriti kui süda on juba nõrk. Kas see kiri on tegelikult Poska viimane raport, milles ta selgitab, miks ta pidi tegema teatud valikuid ja millist hinda ta pidi maksma? Mida teeksite teie, kui teaksite saladust, mis võib muuta ajalugu, kuid mille avaldamine võib olla eluohtlik? Ma nägin teda põletamas pabereid kaminas, kuid ühte ümbriku hoidis ta rinnale surutuna, nagu kaitseks ta seda oma eluga, meenutab vana teenijanna, kes oli Konstantse Poska kõrval sel saatuslikul ööl. See tunnistus, mis ilmus päevavalgele alles hiljuti ühest erakogust leitud päevikust, annab meile haruldase sissevaate sellesse, mis toimus suletud uste taga pärast Poska surma. Miks pidi Leinav Lesk tegelema dokumentide hävitamisega, selle asemel, et leinata, ja mis tegi selle ühe ümbriku nii eriliseks, et see pääses tulest? See stseen maalib pildi meeleheitest ja hirmust. Konstantse ei olnud rumal naine, ta teadis, et kui võimud tulevad läbiotsimist tegema, võetakse kõik paberid kaasa. Paberi põletamine oli kaitseakt, ta hävitas kõik, mis võis tema meest või perekonda kompromiteerida. Kuid see üks kiri, see pidi olema midagi enamat kui lihtsalt dokument. See oli side, mida ta ei suutnud katkestada. Kas on võimalik, et Poska andis talle suulise korralduse, põleta kõik, aga loe seda, kui oled üksi? See lisab loole müstilise mõõtme. Kiri ei olnud mõeldud ajaloo jaoks, vaid ainult ühe inimese silmadele. Kuid nüüd, 100 aastat hiljem, oleme meie need, kes tahavad seda lugeda. Kas meil on moraalne õigus tungida sellesse intiimsesse sfääri? Teenijanna kirjeldab ka seda, et Konstantse ei maganud sel ööl silmatäitki, vaid istus tugitoolis, kiris üles ja vaatas tühjusesse. See vaikus räägib rohkem kui 1000 sõna. See oli hetk, kus ajalugu peatus ja algas legend. Meie ülesanne on püüda mõista, mis oli selle legendi taga. Kas see oli armastus, hirm või kohusetunne? Kujutage ette, et hoiate käes nimekirja ravimitest, mida telliti Poska nimele viimase kuu jooksul, ja avastate, et kogused ületavad mitmekordselt seda, mida üks inimene peaks tarbima. Arhiivide sügavustest leitud apteegi tellimuslehed, mis olid aastakümneid valesti arhiveeritud, paljastavad, et Poska valude leevendamiseks kasutati aineid, mis mõjutasid ka selget mõtlemist. Kas on võimalik, et osa sellest salapärasest kirjast on kirjutatud deliiriumis või tugevate ravimite mõju all, muutes selle sisu veelgi segasemaks ja prohvetlikumaks? See meditsiiniline aspekt on kriitilise tähtsusega. Kui Poska kirjutas kirja hetkel, mil tema teadvus oli hägune, võib see sisaldada visioone või hirme, mis ei pruugi vastata reaalsusele, kuid mis peegeldavad tema alateadvuse sügavamaid soppe. See teeks kirjast psühholoogilise dokumendi, mis näitab, millised teemonid piinasid riigimeest tema lõpuhetkedel. Kas ta nägi ette Eesti tulevikku? Kas ta tundis süüd? Ajaloolased on vaielnud selle üle, kui adekvaatne oli Poska oma viimastel päevadel. Ametlik versioon ütleb, et ta töötas lõpuni selge peaga, kuid ravimite nimekiri räägib teist keelt. See vastuolu tekitab küsimuse, kas perekond varjab kirja mitte selle poliitilise sisu pärast, vaid sellepärast, et see näitab nende isa ja abikaasat nõrga ja murdununa. Inimlik väärikus on sageli tähtsam kui ajalooline tõde. Kuid on ka teine võimalus, et ravimid andsid talle ebaloomuliku selguse ja julguse öelda välja asju, mida ta kaine peaga oleks vaikinud. Valu võib olla tõe katalüsaator. Kui see kiri on kirjutatud surija aususega, siis on see kõige puhtam tõde, mis meil Poska kohta on, kas me oleme valmis lugema sõnu, mis on kirjutatud valu ja surmahirmuga. Mõelge hetkeks sellele, et Poska surm ei olnud punkt, vaid koma, millele järgnes rida sündmusi, mis olid otseselt seotud selle kadunud kirjaga.
Vaid nädal pärast matuseid toimus Välisministeeriumis seletamatu tulekahju, milles hävis just see arhiiviosa, mis puudutas Tartu rahu läbirääkimiste protokolle. Kas see oli juhus või oli keegi huvitatud jälgede segamisest, teades, et Poska on oma teadmised kuhugi kirja pannud ja nüüd tuleb hävitada kõik muud tõendid? See tulekahju on üks Eesti ajaloo lahendamata mõistatusi. Ametlik uurimine lõpetati kiiresti, süüdlasi ei leitud ja asi unustati. Kuid ajastus on liiga kahtlane. Kui Poska kiri viitas dokumentidele, mis asusid selles arhiivis, siis oli tulekahju loogiline samm, et muuta kiri tõestamatuks. See tähendab, et kiri ja tulekahju on omavahel seotud kuritegeliku niidiga. Me näeme siin mustrit: inimeste kadumine, dokumentide hävitamine, vaikimine. See kõik viitab sellele, et Poska teadis midagi, mis oli nii ohtlik, et selle varjamiseks oldi valmis minema äärmusteni. Ja keskel on see väike, punase pitsatiga ümbrik, mis on üle elanud kõik tulekahjud ja puhastused. See on nagu ajakapsel, mis ootab oma aega. Kas Konstantse teadis tulekahjust? Kas ta sai aru, et tema käes olev paber on nüüd ainus tõend? See teadmine pidi olema talle tohutu koorem. Ta elas teadmisega, et tõde on tema öökapil, samal ajal kui maailm uskus valet. See on draama, mis väärib Shakespeare'i sulge. Kas teie suudaksite elada sellise saladusega? Kujutage ette, et olete ajaloolane, kes on pühendanud kogu oma elu Poska uurimisele ja ühel päeval saate anonüümse telefonikõne, milles pakutakse teile võimalust näha kirja koopiat, kuid tingimusel, et te ei avalda kunagi allikat. See on juhtunud reaalselt ühe meie tuntud ajaloolasega, kes keeldus pakkumisest, pidades seda provokatsiooniks. Kuid mis siis, kui see oli tõeline võimalus? Mis siis, kui keegi perekonnaringis tahtis lõpuks rääkida, kuid lõi viimasel hetkel araks? See vahejuhtum tõestab, et kiri on endiselt olemas ja et see tekitab endiselt pingeid. See ei ole surnud paber, vaid elav dokument, mis mõjutab inimeste käitumist ka täna. Miks on see teema nii tundlik? Kas sellepärast, et see puudutab meie rahvuslikku identiteeti? Me tahame uskuda, et meie riigi sünd oli puhas ja kangelaslik, kuid see kiri võib lisada sinna toone, mis meile ei meeldi. Anonüümsed pakkumised, kuulujutud mustast turust, perekonna vaikimine, see kõik loob atmosfääri, mis on pigem spioonipõnevik kui ajalooteadus. Kuid me ei tohi unustada, et selle kõige taga on reaalne inimene, Jaan Poska, kes tahtis oma naisele midagi öelda. Me oleme muutnud tema isikliku kirja müüdiks, kuid võib-olla on selle sisu palju lihtsam ja inimlikum, kui me arvame. Võib-olla on seal kirjas vaid: ma armastan sind ja ma kardan. Ja võib-olla on see just see tõde, mida meil on kõige raskem aktsepteerida, et meie kangelased olid ennekõike inimesed. Kas me oleme valmis loobuma müüdist ja aktsepteerima inimest? Me oleme jõudnud oma rännakul punkti, kus peame küsima, mis on selle saladuse hind? Jaan Poska maksis oma eluga, Konstantse maksis oma vaikimisega ja meie maksame oma teadmatusega. See kiri on sümbol kõigest sellest, mis on jäänud rääkimata meie ajaloos. See on meeldetuletus, et minevik ei ole kunagi lõplikult lukus, vaid seal on alati uksi, mis ootavad avamist. Järgmises ja viimases osas me toome kokku kõik niidiotsad. Me vaatame, millised on tagajärjed, kui see kiri peaks kunagi avalikuks saama, ja me küsime teilt, vaatajad, lõpliku küsimuse. Kas tõde on alati väärt avaldamist või on mõned asjad parem jätta varju? Valmistuge, sest lõpplahendus ei pruugi olla see, mida te ootate. Tallinna vanalinna all, otse Toompea nõlva varjus, asusid käigud ja ruumid, mida ei olnud märgitud ühelegi avalikule linnaplaanile ja mille olemasolus teadsid vaid käputäis toonaseid tipp-poliitikuid. Kujutage ette, et Jaan Poska, mees, kelle iga sammu jälgiti nii sõprade kui vaenlaste poolt, kadus 1920. aasta märtsi alguses just nendesse varjudesse, et kohtuda inimesega, kelle nime pole üheski protokollis. Miks kontrollis Poska isiklikult neid evakuatsiooniteid vaid loetud päevad enne oma surma, justkui valmistudes põgenemiseks või millegi peitmiseks? Kas on võimalik, et see salapärane kiri, mida perekond on 100 aastat varjanud, peideti algselt just sinna rõskesse keldrisse, et see ei satuks valitsuskomisjoni kätte? Need salajased kohtumised ei toimunud ametlikes kabinettides, vaid konspiratiivkorterites, mida kasutasid tavaliselt luurajad ja diplomaatilised kullerid. On säilinud tunnistusi, et Poska väljus ühest sellisest korterist Pikal tänaval äärmiselt ärritununa, hoides käes nahkset mappi, mida tal sisenedes kaasas ei olnud.
See detail on kriitilise tähtsusega, sest see viitab sellele, et talle anti üle materjale, mis olid liiga tundlikud, et neid Välisministeeriumi kaudu saata. Kas need paberid sisaldasid tõendeid selle kohta, et rahu hind oli palju kõrgem, kui avalikkusele öeldi, ja kas Poska tundis, et ta on sattunud lõksu? Me peame arvestama võimalusega, et Poska ei kirjutanud seda kirja mitte oma kodus, vaid just selles turvalises pelgupaigas, teades, et tema kodu võidakse pealt kuulata või läbi otsida. See annab kirjale hoopis teise tähenduse, see ei ole kodune testament, vaid operatiivne dokument, mis on maskeeritud isiklikuks kirjavahetuseks. Kui Konstantse sai selle kirja kätte, pidi ta mõistma, et tegemist on koodiga või juhisega, kuidas toimida siis, kui kõige hullemt peaks juhtuma. See seletaks, miks ta hoidis seda paberit kui reliikviat, kuid ei avanud selle sisu kunagi isegi oma lastele. Ajaloolased on aastaid otsinud vastust küsimusele, miks Poska loobus oma tavapärastest turvameetmetest just neil kriitilistel päevadel. Kas ta teadis, et reetur on tema enda meeskonnas ja seetõttu oli ainus viis saladust hoida tegutseda üksi? See üksildus, mida ta tundis, pidi olema rusuv ja kiri abikaasale oli tema ainus ventiil. Mida teeksite teie, kui avastaksite, et riigi alustalad, mida te olete aidanud ehitada, on rajatud liivale ja te ei saa sellest kellelegi rääkida? Kujutage ette, et sisenete ruumi, kus hoitakse Eesti Vabariigi kõige mustemaid saladusi, dokumente, mis kannavad templit, hävitada ilma avamata. Riigiarhiivi sügavustes on fondid, millest on kadunud terved aastakäigud, eriti need, mis puudutavad 1920. aasta kevadet ja välisdelegatsiooni siseelu. Me teame, et Poska surma järel moodustati erikomisjon, mille ainsaks ülesandeks oli korrastada kadunukese paberid, kuid tegelikkuses tähendas see süstemaatilist puhastustööd. Mida nad leidsid ja miks nad otsustasid, et Eesti rahvas ei tohi kunagi teada, millised olid Poska tegelikud mõtted ja hirmud? See peatükk on pühendatud arhiividele, sellele, mis on alles, ja veelgi enam sellele, mis on puudu. On teada, et Poska pidas paralleelset arvestust riigi kullavarude ja välislaenude kohta, sest ta ei usaldanud täielikult Finantsministeeriumi ametnikke. Need mustad märkmikud on kadunud, kuid on alust arvata, et viimane kiri sisaldab vihjeid nende asukoha kohta. Kui see on tõsi, siis on kirikaart varanduse juurde, mis võiks muuta meie arusaama riigi majanduslikust algusest. Kuid arhiivide puhastamine ei piirdunud vaid paberitega, see laienes ka inimeste mälestustele. Mitmed Poska lähikondsed, kes oleksid võinud valgust heita tema viimastele päevadele, saadeti ootamatult pikale lähetusele välismaale või suunati vaiksetele ametikohtadele provintsis. See hajutamine oli teadlik strateegia, et lõhkuda tervikpilt ja takistada tõe lekkimist. Kas Konstantse Poska jäeti puutumata vaid seetõttu, et tal oli see kiri, omamoodi pant, mis tagas tema puutumatuse? Me peame küsima, kas meie ajalugu on võltsing, mis on kokku pandud vaid nendest tükkidest, mis sobisid toonasele eliidile. Kui Poska kiri paljastaks, et ta kahetses teatud otsuseid või et teda survestati tegema kompromisse, mis olid talle moraalselt vastuvõetamatud, puruneks müüt eksimatust riigimehest. Aga kas tõde ei ole väärtuslikum kui müüt? Kas me oleme valmis vaatama otsa tühjadele riiulitele arhiivis ja tunnistama, et meile on valetatud vaikimise kaudu? Kujutage ette, et olete arst, kes on andnud Hippokratese vande, kuid kellele riiklik julgeolekuteenistus annab käsu võltsida surmatunnistust. Jaan Poska ametlik surmapõhjus on kõigile teada, kuid arhiivides leidub viiteid toksikoloogilistele analüüsidele, mida kunagi ametlikult ei tellitud, kuid mille tulemused on kaduma läinud. Miks tundsid toonased võimud huvi Poska vereproovide vastu, kui tegemist oli loomuliku surmaga, ja miks on tema raviarsti isiklikus päevikus märtsikuu kohal vaid rebitud lehed? Selles peatükis uurime meditsiinilisi anomaaliaid, mis viitavad sellele, et Poska tervislik seisund oli palju keerulisem ja võib-olla mõjutatud välistest teguritest. Me ei väida, et toimus kuritegu, kuid me väidame, et toimus varjamine. Poska sümptomid viimastel päevadel, äärmuslik väsimus, segasusseisundid, seletamatud valud ei klapi täielikult ametliku diagnoosiga. On võimalik, et ta kannatas haiguse all, mida toona peeti häbiväärseks või mis oleks näidanud teda nõrgana. Kui kiri abikaasale sisaldab tema enda kirjeldust sellest, mis temaga tegelikult toimus, siis on see ainus autentne haiguslugu. Miks on see oluline? Sest riigimehe tervis on riiklik julgeolekurisk. Kui Poska teovõime oli pärsitud ravimite või haiguse tõttu, siis on küsimuse all kõik otsused, mida ta sel perioodil langetas.
Kas Konstantse teadis, et tema mees ei ole enam võimeline riiki juhtima, kuid aitas tal seda varjata, et vältida poliitilist kaost? See teeks temast kaasosalise suures pettuses, kuid samas ka kangelasliku abikaasa, kes kaitses oma meest lõpuni. See kiri võib sisaldada Poska viimast soovi seoses tema kehaga, võib-olla soovis ta lahkamist, et tõde selguks, või vastupidi, keelas selle kategooriliselt. Fakt, et lahkamistulemused on nii üldsõnalised, viitab kompromissile. Me seisame silmitsi mõistatusega, kus meditsiin ja poliitika on nii tihedalt põimunud, et neid on võimatu eraldada. Kas teie usaldaksite ametlikku versiooni, kui teaksite, et kõik algdokumendid on hävitatud? Mõelge oma kõige lähedasemale sõbrale ja kujutage ette, et avastate dokumendi, mis tõestab, et ta on teid aastaid reetnud. Jaan Poska lähiringis oli inimene, keda ta usaldas pimesi, kuid kelle nimi ilmub hiljem kahtlastes tehingutes ja poliitilistes intriigides, mis töötasid Poska pärandi vastu. Kas on võimalik, et viimane kiri on hoiatus just selle kiudate eest? Ajaloolased on spekuleerinud, et Poska sai vahetult enne surma teada infolekkest, mis pärines otse tema kabinetist, ja see teadmine murdis ta. See reetmine ei olnud isiklik, vaid poliitiline. Keegi edastas infot Poska strateegiate kohta vastaspoolele, nõrgestades Eesti positsioone läbirääkimistel. Kui Poska tuvastas reeturi, kuid tal ei olnud enam jõudu ega aega temaga avalikult arveid õiendada, siis oli kiri abikaasale ainus viis jätta mahajälg. Ära usalda teda, võis olla lause, mis muutis Konstantse suhtumist sellesse isikusse igaveseks. On tähelepanuväärne, et pärast Poska surma katkestas Konstantse suhted mitme nimeka poliitikuga, keda varem peeti perekonnasõpradeks. See järsk ja seletamatu jahenemine on olnud seltskonna kroonikate teema, kuid keegi pole osanud seda siduda selle salapärase kirjaga. Kui kiri sisaldas nime, siis hoidis Konstantse seda saladust, et mitte tekitada skandaali, kuid ta tegutses vastavalt sellele infole, kaitstes oma lapsi selle inimese mõju eest. See teooria muudab kirja potentsiaalseks süüdistusaktiks. Kui see nimi peaks täna avalikuks tulema, võib see määrida mõne meie ajaloolise suurkuju mainet. Kas me oleme valmis ümber hindama oma rahvuskangelasi, kui selgub, et üks neist oli kahepalgeline? Reetmine on valusaim haav ja Poska võis selle haavaga hauda minna. Kas teie tahaksite teada tõde, isegi kui see on inetu? Kujutage ette, et olete üks neist vähestest järeltulijatest, kes teab täpselt, kus see kiri asub ja te tunnete iga päev selle raskust oma õlgadel. See ei ole lihtsalt paberileht, vaid perekondlik needus, mis on kandunud põlvest põlve. Miks on Poska lapselapsed ja lapselapselapsed valinud vaikimise taktika, keeldudes isegi suurte summade eest seda dokumenti uurijatele näitamast? Kas nad kardavad, et kirja sisu avaldamine toob kaasa tagajärgi, mis ulatuvad tänasesse päeva? On räägitud, et perekonnas on suuline pärimus, mis keelab kirja avamise enne kindlat tähtaega või sündmust. See tekitab tunde, et Poska ise pani sellele dokumendile ajalukku, mis pole veel avanenud. Võib-olla oli tema tingimus, et kiri tohib avalikuks saada alles siis, kui Eesti on olnud vaba 100 aastat või kui teatud geopoliitilised tingimused on täidetud. See teeb Poskast visionääri, kes nägi kaugele ette. Kuid on ka proosalisem võimalus, hirm. Hirm, et vanaisa ei olnudki see pühak, kellena teda kujutatakse, vaid inimene oma vigade ja nõrkustega. Perekond kaitseb müüti, sest müüt on turvaline. Tõde on aga ettearvamatu. Kui kiri paljastaks Poska depressiooni, kahtlused või isegi soovi poliitikast lahkuda, siis vähendaks see tema kangelaslikkust rahva silmis. Me peame austama perekonna privaatsust, kuid samas on Jaan Poska avaliku elu tegelane, kelle tegevus mõjutas kogu rahvast. Kus jookseb piir eraelu ja avaliku huvi vahel? Kas perekonnal on õigus monopoliseerida ajaloolist tõde? See on eetiline dilemma, millele ei ole lihtsat vastust. Mida teeksite teie, kui teie vanaisa oleks jätnud maha kirja, mis võiks muuta ajalugu, kas põletaksite selle või annaksite muuseumile? Esimest korda 35 aasta jooksul on üks endine KGB-ohvitser nõustunud rääkima operatsioonist koodnimega T-pärand, mille eesmärk oli hankida see kiri Poska perekonnalt Nõukogude okupatsiooni ajal. Miks oli Nõukogude luure nii huvitatud paberist, mis oli kirjutatud aastakümneid varem? See tunnistus paljastab, et Moskva uskus, et kiri sisaldab informatsiooni salajaste kokkulepete kohta lääneriikidega, mis oleksid võinud olla kasulikud propaganda eesmärkidel või šantaažiks.
Ohvitser kirjeldab, kuidas nad jälgisid perekonda, kuulasid pealt nende korterit ja isegi üritasid värvata pereliikmeid, et saada ligipääs perearhiivile. Kuid nad ebaõnnestusid. Kiri jäi leidmata. See näitab, kui hästi perekond seda saladust valvas. Nad peitsid seda ilmselt kohtadesse, kuhu isegi kogenud läbiotsijad ei osanud vaadata, vanade raamatute kaante vahele, topeltpõhjaga karpidesse või isegi maamaja pööningule. See kass-hiiremäng kestis aastakümneid. Perekond elas pideva surve all, teades, et üks vale samm võib tähendada kirja kaotamist ja repressioone. See teeb nende vaikimisest kangelasteo. Nad ei kaitsnud ainult isa mälestust, vaid ka Eesti ajaloo puutumatust vaenuliku võimu eest. Kas see kiri oli neile sümbol vastupanust? Nüüd, kui okupatsioon on möödas, võiks arvata, et oht on kadunud. Kuid perekond vaikib endiselt. Kas see tähendab, et kirja sisu on ohtlik igale võimule, mitte ainult okupantidele? See endise luuraja tunnistus lisab loole uue mõõtme. See kiri on relv, mida on proovitud varastada, kuid mis on jäänud oma õigete omanike kätte. Kas see relv on endiselt laetud? Kujutage ette, et hoiate käes paberit, millel on kirjas numbrid ja koodid, mis viitavad pangakontodele Šveitsis ja Londonis, kontodele, kuhu liikusid Eesti Vabariigi algusaastate mustad fondid. On teooria, et Poska kiri ei ole emotsionaalne pihtimus, vaid pragmaatiline finantsdokument. Riigi ülesehitamine nõudis raha ja mitte alati ei tulnud see raha ametlikke kanaleid pidi. Kui Poska haldas neid fonde, siis pidi ta tagama, et ligipääs neile ei kaoks koos temaga. See seletaks, miks perekond ei elanud puuduses ja miks teatud ringkonnad hoidsid nendega häid suhteid. Kiri oli võti rahakirstu juurde. Kuid see raha ei olnud mõeldud isiklikuks tarbeks, vaid riigi huvides. Kas Konstantse kasutas seda raha heategevuseks või poliitiliste kampaaniate toetamiseks varjatult? See muudaks ta üheks mõjukamaks naiseks Eesti ajaloos, kuigi ta püsis varjus. Finantsdokumentide hävitamine arhiividest toetab seda teooriat. Kui ametlikud jäljed rahast kustutati, siis jäi alles vaid see üks paber. See teeb kirjast mitte ainult ajaloolise, vaid ka majandusliku pommi. Kui need kontod on endiselt olemas ja seal on vahendeid, siis kellele need kuuluvad? Eesti riigile. Perekonnale. See on küüniline vaade ajaloole, kuid raha on sageli peamine motivaator. Kui Poska muretses riigi majandusliku tuleviku pärast, siis oli loogiline, et ta jättis maha juhised. Kas me oleme valmis nägema Poskat kui osavat finantsisti, kes mängis kõrgete panustega mängu, ja kas see kiri on selle mängu viimane käik? Me oleme jõudnud oma uurimisega punkti, kus faktid ja spekulatsioonid sulavad ühte. Meil on kadunud arhiivid, salapärased kohtumised, meditsiinilised anomaaliad ja perekonna vankumatu vaikus. Kõik need niidid viivad tagasi selle ühe ümbriku juurde. See ei ole enam lihtsalt lugu ühest mehest, vaid lugu sellest, kuidas me mäletame ja mida me valime unustada. Järgmises ja viimases osas me avame kaardid nii palju kui võimalik. Me toome teieni ekspertide hinnangud selle kohta, mis on kõige tõenäolisem stsenaarium, ja me küsime, milline oleks selle kirja mõju tänasele Eestile. Kas tõde vabastab või hävitab? Olge valmis, sest vastus võib olla lähemal, kui te arvate. Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi vanades toimikutes leidub viiteid analüüsile, mida tehti vaikimisi ja ilma ametliku tellimuseta, võrreldes Jaan Poska käekirja tema elu viimastel päevadel varasemate näidistega. Grafoeksperdid, kes on näinud koopiaid nendest vähestest ridadest, mis paberile said, väidavad, et sulepea surve paberile muutus drastiliselt iga lausega, justkui oleks kirjutaja võidelnud füüsilise takistuse või äärmusliku hirmuga. See ei olnud lihtsalt vananeva mehe värisev käsi, vaid märk sellest, et kirjutamise hetkel toimus midagi, mis sundis teda kiirustama ja tegema ebaloomulikke pause sõnade vahel. Mida tundis Poska sel hetkel, kui tint paberile jõudis, kas see oli füüsiline valu või teadmine, et keegi on kohe uksest sisenemas? Täna analüüsime neid mikroskoopilisi jälgi, mis võivad reeta rohkem kui sõnad ise. Käekirjaeksperdid on täheldanud, et teatud tähtede kuju Poska viimases kirjas erineb tema tavapärasest stiilist, meenutades pigem kiirkirja või koodi, mida ta kasutas nooruses advokaadina märkmete tegemiseks. Kas on võimalik, et kiri sisaldab peidetud sõnumeid, mida suudaks dešifreerida vaid inimene, kes tundis tema mõtlemist läbi ja lõhki, tema abikaasa Konstantse? Kui tekstis on kasutatud perekonnasiseseid vihjeid või metafoore, siis on see kiri nagu lukustatud laegas, mille võti on ammu kadunud.
See seletaks, miks võõrad silmad, isegi kui nad on kirja näinud, ei ole suutnud selle tegelikku sisu mõista. Me peame arvestama võimalusega, et Poska teadis, et tema kirja võidakse lugeda tsensorite või vaenlaste poolt ja seetõttu peitis ta tõe ridade vahele. See oli diplomaadi viimane meistriteos, öelda kõike, ütlemata otsesõnu midagi, mis võiks tema perekonda ohtu seada. Kui Konstantse luges neid ridu, ei näinud ta seal ilmselt mitte ainult hüvastijättu, vaid konkreetseid instruktsioone, mida teha teatud dokumentide või varadega. See muudab kirja mitte sentimentaalseks mälestuseks, vaid operatiivseks plaaniks, mis käivitus hetkel, kui Poska süda lakkas löömast. Miks on see oluline? Sest see tähendab, et Poska mängis oma mängu edasi ka pärast surma, juhtides sündmusi haua tagant läbi oma abikaasa. Konstantse tegevus järgnevatel aastatel, tema tagasitõmbumine, teatud suhete katkestamine ja arhiivi selektiivne hävitamine oli ilmselt selle plaani täpne täitmine. Kas me oleme alahinnanud seda naist, pidades teda vaid leinajaks, samas kui ta oli tegelikult oma mehe viimase poliitilise operatsiooni elluviija? Kujutage ette, et sisenete Riigiarhiivi hoidlasse number 5, kus asuvad Eesti Vabariigi sünnilugu kajastavad kõige tähtsamad dokumendid ja avastate riiulilt kausta, mille seljal on kiri Välisdelegatsioon 1920, kuid kaust ise on seest tühi. Arhiiviregistrites on märge, et see toimik sisaldas Poska isiklikke märkmeid ja telegramme perioodist veebruar kuni märts 1920, kuid laenutuslehel puudub märge selle kohta, kes ja millal need paberid eemaldas. Kes omas piisavalt suurt võimu, et siseneda riigi kõige valvatumasse arhiivi ja kustutada ajalugu jälgi jätmata. Selles peatükis avame toimikud, arhiivid ja vaatame, mida on meie eest varjatud ja miks need lüngad räägivad valjemat keelt kui säilinud paberid. Ajaloolased nimetavad seda perioodi märtsikuu auguks, ajaks, mil ametlik paberimajandus justkui lakkas toimimast või muutus äärmiselt valikuliseks. On teada, et Poska saatis neil nädalatel mitmeid krüpteeritud telegramme Londonisse ja Pariisi, kuid nende telegrammide koopiad on kadunud nii saatja kui ka vastuvõtja arhiividest. See viitab koordineeritud rahvusvahelisele tegevusele, et varjata teatud läbirääkimisi või kokkuleppeid. Kas Poska viimane kiri abikaasale on ainus koht, kus on säilinud viited nendele kadunud telegrammidele? Me teame, et Nõukogude okupatsiooni ajal toimusid arhiivides suured puhastused, kuid see konkreetne kadumine tundub olevat toimunud palju varem, juba esimese vabariigi ajal. See tähendab, et saladust ei varjanud mitte võõras võim, vaid meie oma riigijuhid. Mida nad kartsid? Kas Poska oli andnud lubadusi, mida riik ei suutnud täita, või oli ta avastanud korruptsiooni, mis ulatus valitsuse tippu? Kui need dokumendid oleksid säilinud, oleks meie ajalookäsitlus ilmselt hoopis teistsugune. Kõige intrigeerivam on fakt, et hävitati ka Poska raviarstipäevikud ja haigla vastuvõtužurnaalid sellest perioodist. Meditsiiniliste andmete kustutamine on äärmuslik meede, mida kasutatakse tavaliselt vaid siis, kui surma asjaolud on kahtlased või kui patsiendi seisund mõjutas tema otsustusvõimet kriitilisel hetkel. See arhiiviauk on nagu vari, mis langeb Poska surivoodile. Kas kiri abikaasale täidab selle lünga, kirjeldades sümptomeid või sündmusi, mida ametlik ajalugu on püüdnud kustutada? Me seisame silmitsi tõsiasjaga, et meie rahvuslik mälu on auklik. Me oleme ehitanud monumendi, kuid me ei tea, mis on selle vundamendis. Poska kiri on puuduv pusletükk, mis võiks need augud täita, kuid see on peidetud perekonna erakogusse. Kas meil on õigus nõuda tõde, kui see tõde on süstemaatiliselt hävitatud riiklikul tasandil? Mõelge hetkeks, et teie käes on paber, mis võib purustada rahvusliku müüdi ja muuta kangelase reeturiks või vastupidi, näidata, et reeturid olid need, keda me täna kummardame. Jaan Poska järeltulijad on elanud selle teadmisega 100 aastat, kandes koormat, mis on raskem kui ükski ausammas. Miks nad keelduvad seda koormat jagamast? Kas põhjus on selles, et kiri paljastab Poska inimliku nõrkuse hetke, mil ta kaalus allaandmist või põgenemist ja perekond tahab kaitsta tema väärikust? Või on seal kirjas midagi, mis on ohtlik isegi tänapäeva Eestis? On teooria, et kiri ei räägi minevikust, vaid tulevikust. Poska oli analüütiline mees, kes nägi geopoliitilisi mustreid selgemini kui keegi teine. Võib-olla sisaldab kiri hoiatust, et rahu Venemaaga on vaid ajutine ja et Eesti peab olema valmis uueks rünnakuks. Kui see on nii, siis oli kiri prohvetlik ja Konstantse vaikimine Nõukogude ajal oli viis kaitsta seda prohvetlikku sõnumit hävitamise eest. Kuid miks vaikida nüüd, kui me oleme vabad?
Võib-olla on vastus proosalisem ja valusam, kiri paljastab, et Poska ohverdas oma tervise ja elu teadlikult, sest ta teadis, et ilma temata laguneks kõik koost. See teeb temast märtr, kuid see paneb ka süükoorma neile, kes teda ümbritsesid ja lasid tal end surnuks töötada. Perekond võib tunda viha riigi vastu, mis võttis neilt isa ja abikaasa, ja kirja mitteavaldamine on nende viimane protest. Te saite oma rahu, aga te ei saa tema viimaseid sõnu, võib-olla nende vaikiv sõnum. See lugu sunnib meid küsima, mis on kangelaslikkuse hind. Me näeme Poskat pronksis, aga me ei näe inimest, kes nuttis oma naise õlal või kirjutas väriseva käega viimaseid ridu. See kiri toob ta meie tasandile, teeb ta haavatavaks. Kas me oleme valmis nägema oma suurmeest nõrgana? Või vajame me müüti rohkem kui tõde? Me oleme jõudnud oma uurimisretke lõppu, kuid uks jääb endiselt praokile. Me oleme kamminud läbi arhiivid, kuulanud tunnistajaid ja analüüsinud motiive, kuid see punase pitsatiga ümbrik jääb kättesaamatuks. See on nagu püha graal Eesti ajaloos, kõik teavad selle olemasolust, kuid keegi pole seda puudutanud. Jaan Poska surm 7. märtsil 1920 ei olnud lihtsalt ühe riigimehe lahkumine, vaid see oli hetk, mil üks ajastu lõppes ja algas saladuste ajastu. See kiri on sild nende kahe maailma vahel. See sisaldab tõde, mida Poska tahtis jagada vaid ühe inimesega, kuid mis nüüd kuulub meile kõigile, vähemalt meie kujutluses. Me teame nüüd, et arhiivid on puhastatud, et meditsiinilised andmed on kadunud ja et perekond on andnud vaikimisvande. See ei ole juhus. See on muster, mis viitab sellele, et Poska teadis midagi, mis oli liiga suur ühe inimese ja isegi ühe riigi jaoks. Kas see oli teadmine rahuhaprusest, reetmisest lähikonnas või isiklikust ohvrist? Võib-olla on parem, et me ei tea. Võib-olla vajab iga rahvas oma saladusi, et püsida. Kuid inimlik uudishimu ei anna rahu. Me jääme alati küsima, mis oli nendel kolletunud paberilehtedel, mida Konstantse Poska hoidis oma surmani padja all. Ja nüüd, hea vaataja, on aeg esitada viimane küsimus teile. Kui see kiri ilmuks homme välja ja teile pakutaks võimalust seda lugeda, teades, et see võib purustada kõik, mida te usute Eesti riigi sünni kohta, kas te avaksite ümbriku? Või jätaksite pitsati terveks ja laseksite Jaan Poskal puhata rahus koos oma saladusega?